Hormuzi väinast rääkides jätkuvad pinged USA ja Iraani mereväe vastasseisu tõttu. See kitsas veete, mis tavaliselt kannab umbes 20% maailma nafta ja gaasi kaubandusest, on jätnud maailma vaid aurude peal läbi ajama. Ja üle 20 000 meremehe 1500 laeval on oma teekonnal kinni jäänud. Meiega liitub nüüd, et vaadata lähemalt olukorra tegelikkust merel kapten Zahri Irani, Constellation Marine Servicesi esimees ja üks piirkonna kogenumaid merendusnõustajaid, kellel on üle 35 aasta meretöö kogemust. Tere ja aitäh, et liitusite meiega maismaalt. See on rõõm, suur tänu, et meid kutsusite. Kõigepealt arvestades teie kogemust selles valdkonnas ning pikki päevi, nädalaid ja kuid merel, keskendume me majanduslikule mõjule. Aga me peame meeles pidama, et üle 20 000 meremehe ja 1500 laeva on kinni jäänud. Milline see kogemus on? See on nende jaoks väga hirmutav, pean ütlema. Merel olemine on juba iseenesest raske olla eemal ja perekonnast lahus. Aga ma pean ütlema, et see on meie meremeeste jaoks äärmiselt raske olukord. Sest nad ei tea, millal neid välja vahetatakse ega ka seda, kuhu järgmine reis plaanitud on. See ei ole muret tekitav ainult nende jaoks, vaid ka nende perede jaoks, kes on kodus ja muretsevad oma lähedaste pärast, kes on nendel laevadel. Sest on palju ebakindlust ja endiselt tuleb teateid. Spunellid ja raketid lendavad nende peade kohal. Ning isegi teatatakse, et laevu rünnatakse ankrupaikades Araabia Ühendemiraatide läänerannikul. Mis siis juhtub? Ma mõtlen, kuidas nad saavad toitu, kas neil on elektrit või koht, kus telefoni laadida, kas nad on täiesti radarilt maas ja võrgust väljas? Jah, neil on pardal generaatorid ja kütusevaru olemas. Ja muidugi veelgi olulisem on vesi, sest laevad toodavad vett, kui nad merel liiguvad. Aga kui nad on paigal, on magevee tootmine keeruline. Aga ma võin öelda, et vähemalt Araabia Ühendemiraatide rannikul on esmavajalikud asjad nagu vesi ja toit üsna lihtsalt kättesaadavad. Aga see kehtib laevade kohta, mis asuvad Dubai ankrualal, Sharjah ankrualal, Ras Al Khaimah ankrualal. Jällegi, see ei olnud väga tavaline, et laevadele toodi vett pargastega, sest tavaliselt saavad laevad need esmavajalikud tarbed siis, kui nad on kai ääres ja sadamas. Seal on ühendused ja voolikud, kus nad lihtsalt täidavad oma mageveevarusid ja jätkavad oma reisi, kui vaja. Kui nad on aktiivsel merereisil, siis pole neil seda isegi vaja. Need on küll probleemid, aga laeval kehtib siis normeerimine. Ja suurem probleem on nende laevade jaoks, mis asuvad seespool rannikust eemal, mitte rannikuriikide territoriaalvetes nagu Bahreini, Katari või Kuveidi territoriaalvetes. AÜE on praegu selliste varude hankimiseks kõige mugavam koht. Kas ümber hea lootuse neeme on olemas mingid ümbersuunamise võimalused, kasutades alternatiivseid torujuhtmeid? Kui nad on sees, siis nad on sees. Kui nad pole Hormuzi väinast väljas, ei saa nad kahjuks lihtsalt välja saada. Nii et ümbersuunamine on võimalus, kui laevad ei tule sisse. Ärs ja lahte, kui tohib öelda. Aga kui nad on sees, peavad nad kuidagi leidma viisi, kuidas koos või ilma kaubata välja saada, siis leidma rahtimise ja lahenduse. On olemas laevad ja üldised laevaomanikud teevad seda. Laevad sõidavad pidevalt Pärsia lahes üles-alla, et nad saaksid vett toota. Aga see on kallis viis vee tootmiseks, põletades kütust, et hoida magevee generaatorit töös. On kummaline mõelda, et tead see vastupidine loogikale, et on raske vett saada, kui nad on ise vee sees kinni. Sellest on raske aru saada, aga ma tean, et see on tõsine probleem.
Lõpuks enne kui lõpetame, arvestades, et sul on aastakümnete pikkune kogemus Pärsia lahes, mis on see üks asi, mida avalikkus või poliitikakujundajad võivad alahinnata seoses laevandustööstusele ja maailmamajandusele avalduva pikaajalise mõjuga? Vaata, mina isiklikult tunnen, et meeskonna vahetamine on väga-väga oluline aspekt, mida tuleks arvesse võtta. Laevadel olevatel inimestel, kelle lepingud on lõppenud või kellel on kodus tõsised hädaolukorrad, on äärmiselt raske leida asendaja, sest keegi mõistlikult võttes ei taha lennata laevale, mis asub sõjatsoonis. Isegi kui neile pakutakse lisatasu, on neil ikkagi äärmiselt raske leida asendajaid, kui lepingud lõppevad või on hädaolukord. Nii et nende omanike ja nende pereliikmete jaoks pean ma ütlema, et te peate vastu pidama. Need on kahjuks rasked ajad, väga ebatavalised. Aga kui me saame muide AÜS-e sisse ja välja, kui on meeskonna liikmeid, kes on valmis nendele laevadele minema, siis on meeskonna vahetus võimalik. Olen elanud AÜS 22 aastat, praegu olen puhkusel oma kodulinnas Kunes. Aga ma võin teile oma allikate põhjal öelda, et veel eile toimus meeskonna vahetus üsna aktiivselt. Ankrupaigas toimub veevarustus. Dubaisse ankrupaigas on umbes 200 või rohkem alust, olles üks aktiivsemaid sadamaid, kus neile laevadele on varustatud vett, toitu, toiduaineid ja kütust. Nii et see toimub, aga harva ja vähesel määral, nagu ma ütlesin, logistika on probleem. Vaevalt 2 või 3 pargast liiguvad sisse ja välja veega, püüdes varustada neid paljusid laevu, kes abi vajavad. Nii et see on võimalik, aga olukord on meeleheit. See ei ole normaalne ja see teeb muret nii merel olevatele laevade meeskondadele kui ka nende peredele. Hästi, aitäh teile, väga huvitav oli teada saada, milline see olukord seespoolt tegelikult on. Kapten Zahvi Irani, aitäh teile veel kord. Aitäh, et meid kutsusite, minu rõõm.